huvitav, kas on seal koogi peal või? Peaaegu ju. Nunnu ju tegelikult. Enne soovime sul, palju õnne, kallis Mooni. Enne soovime sul. Teile pidi täna ju mingi tädi tulema küll. Kas sa tead, Mooni, et sa polegi enam beebi, sa oled nüüd väike laps? Jah. Mul ei ole enam beebi. Mul on ainult väike laps ja kuidas iganes siis mürsik või rüblik või mis see 3-aastane peaks olema. Nii et üks ajast on läbi nii-öelda päevapealt. Meil on siis esimene, vaatan kuhu ma hakkan rääkima. Meil on siis esimene uinak aastase lapsega käsil. Või noh, alustamisel. Ja väike läks nüüd pilve taha, aga praegu ilmateate järgi tundub, et täna on esimest korda üldse elus. Meil on alati olnud niimoodi Assoga, et kui me tahame perepilte teha, kutsume kellegi pildistama, siis on kas vihmane, sombune, no ühesõnaga ei ole päikseline ja siuke nunnu ilm, et alati teeme pool hämaras pilte, aga tänaseks ma kutsusin fotograafi, kellega ma Instagramis üksteist jälgimegi seda pesas ja mulle tema käekiri väga meeldisid, sellised intiimsed ema ja lapse pildid ja ma siis just mõtlesingi, et noh, mina teen kogu aeg teistest pilte, ilusaid pilte ja minust ilmselgelt, minul ei ole siin fotograafi ela minuga. Assa oskab küll väga hästi pilte teha, aga noh, see ei käi niimoodi. Ainult siis, kui ma käsen, siis ta teeb pilti ja kui ma kõik ette näitan, aga täna siis tuleb Aleksandra pildistama mind ja lapsi. Et teeme sellise naistekarja pildistamise. Et esiteks on ju Mooni sünnipäev ja minu ja meie kõigi jaoks väga tähtis päev. Ja lisaks emadepäev on ju lähedal, nii et selline hästi sümboolne on see kõik ja kindlasti saab hästi tore olema, et jah, see tema käekiri mulle väga meeldib, et hästi soojad ja sellised loomulikud ja emotsionaalsed pildid on need ja ma tunnen, et ma ise teen ka selliseid. Nii et ma tahaks ennast ka näha selles kontekstis nii-öelda loomulikumas olekus, et kui ma ikkagi teen hästi planeeritult taimeriga või Asso teeb pilti, siis need kaadrid on hästi, kõik kompositsioon on kõik hästi paigas alati ette pandud, et see ei ole nagu nii orgaaniline, aga kui keegi teine tuleb pildistama ja saan lihtsalt lastega päriselt olla, tunda ennast nagu vabalt ja loomulikult, siis see on täitsa teine kogemus.
mis sul juhtus? Leenu, ma lähen kooki küpsetama tuppa, kas sa tuled ka? Ja tolliga mängima või? Sa ei taha aidata mul kooki teha või? Tahad? Tule! Teate, ma tulin tuppa, hakkasin siin läbi arvutama, et mis mul kõik vaja teha ja mul viskab täiesti lühisesse ja ma tunnen, et ma ei soovi ennast sinna üle stimulatsiooni paisata, nii et ma jään lihtsalt selle juurde. Et no selle koogiga oli niikuinii see oluline, et ta pidi olema lihtsalt ilus. Ma pidin saama proovida, kuidas on teha need lilled niimoodi sisse küpsetada, siia värviliselt nii-öelda joonistada. Ja siia peaks muidu tulema teine kiht ka, aga mulle tundub see lihtsalt kõige suurem töö maailmas praegu. Nii et ma mõtlesin, et ma ikkagi proovin lihtsalt. See on küll hästi õhuke, aga ma proovin selle lõigata, ma ei tea, see on siuke pannkook. Pooleks ja siis sinna vahele kreemi panna. Et juba kreemi tegemine tundub mulle liiga palju, aga ma teen selle kreemi. See on lihtsalt toorjuust ja vahukoor ja midagi magusat ja panen apelsinisiirupit äkki ja ühesõnaga teeme selle kreemi siis. Fileerimisnuga. Miks mitte? Teeme seda väga ettevaatlikult. Ja noh, natukene lõikasin põhja sisse augu, aga see ei ole oluline. See kook on niikuinii lihtsalt välimuse kook. Ma tahan ka maitseda. Natukene magust oli, jah? Magust oli. Ja veel. Meil täna ongi sünnipäev, Mooni. Jaa, mul on täna sünnipäev. Ükskord oli mul sünnipäev. Oli ükskord mul sünnipäev. Siis oli mulle nii palju sõppu, siis oli mulle Lotte laulis mulle. Natuke veel maitsen. Kas nüüd hakkame siis tegema? Nüüd tuleks teha nii, et me paneme selle nüüd siia otsa. Mis pidime siis kirjutama? Kooki pidi. Nii pidi. Paneme siis kooki pidi, jah? Jaa, siuke kook. Tehtud. See oli päris raske siia pressida. Ma algul mõtlesin, et ma teen midagi Mooni seemnetega, aga minu meelest see valge on väga armas. Ämblik teeb pilti. Ämblik? Kuidas ämblik meist pilti teeb? Piip. Piip niimoodi või? Ämblik on väike kaamera või? Teeb palju pilte meist või? Kas fotograafis ei tule, tuleb ainult ämblik või? No, tähtistegelane ka ärkas. Me oleme siin vahepeal Leinuga ennast juba valmis settinud ja sina? Ja sina? Ma lasin Moonile tegelikult kududa tikkida ühe väga ilusa romperi ja papud. Ja täiesti tõenäosus on, et jõuavad nüüd mingi 15 minuti pärast pakiautomaati. Ma loodan, et jõuavad, sest et fotograaf saab need peale võtta. Ja siis saaks nüüd talle selga panna, sest meil ei ole eriti mingeid sellist ilusat erilist riietust Moonil. Noh, me ei... Põhiliselt need vintage leiud, mis ma olen leidnud, on Leenul ja Mooni peab alles nendesse sisse kasvama ja Moonil on ainult mingid, ma ei tea, mitmenda ringi igasugused kaltsud. Aga vaatame, mis siis saab. Et kui ei saa küll, siis saame hakkama võib-olla poseerime paljalt või?
teate, mis on kõige ilusam huulevärv, mis teile endale kõige paremini sobib? Teie enda huulevärv. Ma toon seda esile niimoodi, et märja hambaharjaga hõõrun ja siis huuled on ilusad. Täpselt minu värvi, sest ma ei taha mingit huulevärvi panna, et ma saaks lapsi musitada. Ja niikuinii pole olemas sellist, mis paremini sobiks mulle. Enne seda hõõrumist mul olid nad kuidagi heledad ja lillad ja veri polnud neist sees, aga kui niimoodi krapsutad, siis see on kõige realistlikum selles mõttes, et jah, ma tahaks küll teha hullult ilusaid kaadreid, aga et sellist päris elu filmida, siis see ei ole realistlik, et ma lähen mingi võtma. Jaa, et ikkagi nii, kuidas on. Minuga või? Nii armas. Ma tahaks ka sinuga mängida. Mida sa mängida tahaks? No. Mis seal toimub? Ka väsinud vist või? Võib küll olla, jah. Aga sina, Olli? Sina vist ei ole väsinud. Tundub nii. Ma olen täitsa läbi. Täitsa läbi. Väga tore oli, väga mõnus. Rahulik kulgemine, ei olnud üldse mingit kiirustamist ja täiesti nii mõnus oli huvitav niimoodi nagu... No üldse ma pole harjunud ise pildistatav olema, aga see pildistamine oli selline, et see nagu... See ei olnud niimoodi, et oli lõbus intensiivne ja siis nagu kõik aeg läbi, vaid me kulgesime, me käisime isegi jalutamas aiast väljas, sest Leinu tahtis ja Mooni magas siin aias ja lihtsalt lõpuks kõik nagu vajusime ära. Et Leinu ei viitsinud enam, viskas murule pikali. Mina juba istusin seal kiigul nagu, et... jah. et ikka päris väsitav on olla mõlemal pool kaamerat. Et ühesõnaga, midagi teha on väga väsitav. Kui üldse peab midagi tegema, siis on väga väsitav. Aga jah, ma olen väga põnevil. Aleksandra teeb ju nii ilusat pilti. Ma käisin uuesti, ma polnud vist nüüd käinud mitu nädalat tema profiilil. Ma ühesõnaga broneerisin selle vist paar nädalat tagasi selle aja. Aga et käisin vaatamas uuesti seda pilte ja galeriid ja lihtsalt mõtlen, et meist tulevad ka sellised pildid. Nii emotsionaalsed ja nii lahe, kuidas pilt annab nii palju emotsiooni edasi ja ta oskab seda väga hästi teha. Ja ma olen väga põnevil, et näha meid läbi tema silma. Nii põnev. Siit ülevalt vaadatakse. Mis sissi seal teeb? Mis sissi teeb seal? Kui külm on õues. Aga ma ei rääkinudki eile, et kuidas selle koogiga siis lõpuks läks maitse osas, et ma ju teadsin ette, et ta ei tulnud mul hästi välja tehniliselt, sest see oli USA retsept ja ma tegin liiga retsepti järgi. Ma läksin pidanud usaldama enda loogikat ja kogemust, aga usaldasin retsepti ja siis läks natukene nihu, aga tegelikult mulle maitses, Leenule maitses, Moonile maitses. Asso sõi ka eile tükikese ja ei öelnud midagi. Ma ei tea, mida see vaikimine tähendas, ma ei küsinud ka, ma mõtlesin, vahet ei ole, ma ei tahagi teada. Aga tore õpetlik kogemus oli selle koogi tegemine ja kindlasti ma proovin uuesti ja nüüd ma tean, mida teha. Ilmselt. Aga meil on tegelikult ju täna reede, mis tähendab, et homme on laupäev ja homme on Mooni sünnipäeva pidu. Ja meil toimub see Tammsalus Lilli mängukeskuses, mida veab siis üks mu tuttav. No ühesõnaga nägupidi ma olen kuidagi alati vist teismeast saati seda inimest teadnud.
ja seda Lilli mängukeskust ma olin ka märganud ja just nüüd siis kuu-paar tagasi ta kirjutas mulle, et kas me tahaksime koostöö raames teha seal lapse sünnipäeva. Et meie teeme siis seal toreda Mooni sünnipäeva ja ma saan teile ka näidata, milliseid vahvaid võimalusi on sünnipäeva pidamiseks ka mitte ainult Tallinnas, vaid ka Lääne-Virumaal. Meil oli Leenu esimene sünnipäev ka Lääne-Virumaal mängutoas, küll Kadrinas, aga nüüd on seal ka Tammsalus mängukeskus, mis on sellest meie varasemast elukohast, kus me elasime, kui Leenu aastaseks sai, ainult mõni kilomeeter. Nii et see oleks siis ka väga ideaalne, et oleksime kindlasti sinna läinud, et minu meelest esimest sünnipäeva on väga hea pidada mängutoas, sest et ega laps ei saa sellest kontseptsioonist niikuinii aru, sellest kontekstist, et tal on sünnipäev või midagi sellist, et tal lihtsalt see on justkui nagu lapsevanemale ka, et tahame ju vanematele pakkuda oma lastele toredaid kogemusi ja Mooni on selline 1-aastane, kes tahab tohutult ronida ja ringi möllata ja uurida ja katsetada ja mängutuba on ju selleks ideaalne koht, nii et mul on hea meel, et see Lilli mängukeskus meie teele jõudis ja et me sinna homme jõuame. Aga homseks mul on tarvis teha küpsisetort. Ma ei ole seda teinud vist aastaid, ma ei teagi, millal ma olen viimati seda teinud, aga ma olen teinud ise pidudele alati selliseid uhkeid kooke, torte, aga ma olen käinud viimase paari aasta jooksul laste sünnipäevadel ja tihti on seal küpsisetort ja see on lihtsalt nii hea ja nostalgiline ja tore. Endal oli ka ju lapsepõlves alati, mitte alati, aga tihti see küpsisetort oli nii sünnipäeval kui ka niisama vahel sai teha, nii et see on selline maitse, mis alati läheb peal, nii et teeme siis ühe küpsisetordi. Mõista, kes see on? No. Oota, vaata, Mootsu. See on Kiisu. See on mingi tiiger hoopis. Ole kõik. Kuidas sa tead nii palju? Kus sa õppisid seda kõike? No õppis seda isi. Issi õpetas või? Kuidas sa üldse nii tark inimene oled? Vaata siit. Leenu küsis. Mõista, kes see on? Tugev ja suur, armastab marju. Talve tulles magab koopa varjus. Näe. On Mooni nagu kõru või? L nagu leen. L. See ei ole leen tegelikult. On L nagu leen. L, E, N. On sinu nimi? See on. See on B. See on. A. Näe. Kas tead veel midagi, mis algab L-tähega? Leen. Leen. Kas veel midagi? Kas on näiteks laud? Jah. Aga sa tead, mis algab M-tähega või? Matkasaapad. Kas sinu vanaema ja memme nimi algab ka L-tähega? Näe. Mis nende nimed on? Need on nimed Lea ja Leili. Jaa! Lea ja Leili. Ja Leen. Meil on laupäev, järgmine päev on siis, kui pannkooke teeme. Siis on pühapäev. Pühapäev ja pulgakomm ja pühapäev ja pannkook ja pall. M-tähega ei ole ühtki päeva. Ei. Meil ei ole tähega päeva. Meil on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev. Teisipäev on nagu Dinosaurus. Oo, jaa. Ja kolmapäev on nagu Mulle maitseb see väga see kartul. väga tore. Ma teen kartuliputru. Mina teen ka kartuliputru. Jaa, sina aitad mind. Nii tore. Ma vaata kui palju juba ma tegin. Nii palju vaadata. Mina otsin ka koledad putid.
Vaata need koledad tükid. On ju koledad. Sen tuo syömään. Jah, mis sul veel öelda on? Jah. Nüüd me hakkame tegema siis. Jaa, nüüd me hakkame tegema siis. Meil on siis... Balooni ma ei ole vaja. On ikka. Küpsiseid läheb meil 5 korda 7 siia küpsetuspaberiga kaetud lõikelaua peale. Ja meil on siin hapukoor, kohvimagreem, piim, kakao, banaanid. Siis meil on kapis maasikaid, mustikaid. Ja ma teen siin kohvikreemi piimaga ja selle sisse kastame küpsised. Jaa! Ja teeme siia kõik need heledad küpsised, kastsime sisse ja paneme siia. Ja siis kõik paneme üksteise kõrvale niimoodi. Kastsime sisse, paneme siia. Kasta täitsa sisse. Seitsengi. Ja siis paneme siia. Mis see kahvatab neid? Kastan korra veel, äkki need ei saanud piisavalt seda. Siuke kohupiim. Mulle maitseb väga see kohupiim. Ma arvan küll. Seda vaata võid ära lakkuda selle. Võta oma kätte. Nii, nüüd ma hakkan järgmisi küpsiseid panema. See maitseb, jah? Jaa. Krabaks küll on, jah? Klassikaline küpsis, kohupiimakreem, klassikaline küpsis, kohupiimakreem, šokolaadiküpsis, hapukorrakreem kakaoga, šokolaadiküpsis, hapukorrakreem kakaoga ja klassikaline. Vaata, Mooni, mida su emme teeb. Voolin šokolaadist sinu nime. Ja, tore. Yeah. Valmis. Inomo. Emma, need lähevad niimoodi katki ju. Lähevad ju. Kas see siuke kook? Joo. Mis sa nägid? Oppa. Kapis seal. Lähme peole. Mooni sünnipäevapeol on lumi natuke maas. Ma panen kohe kinni. Mooni! Tulid pidutsema või? Sa lähed tuttu kõigepealt. Siin meil siis Maris valmistab meil ette lauda ja kõiki asju ja siin meie Leinuga juba hakkame mängima. On ju? Sinule meeldib pallimeri. Oo, siin on batuut. Wow, ma tahan ise ka seal hüpata.
vaata kui äge. ahah, nii lahe. Üles saab ka minna. Kunagi ei tea, võib-olla ma arvan, et täna magab mingi tunnika. Mul magab 3 tundi korraga. Ja, mul on ka neid olnud, aga praegu viimasel ajal 12 lugama ja 3 no ühe unega juba jah. Meil Moni on veel 2 unega, nii et ta teeb küll aastaselt tagaski ühe unega. jah, umbes nii vist ja ma mäletan Leenu ajast. Aga praegu veel tundub, et Ta nimi ongi Leenu siis või? Leen. Leen. Jah, Leen ja Mooni jah. Vanaisa küsis, et miks siis ei ole nagu Leenu ja Mooni, et miks on siis nagu Leen ja Mooni, et ühel on nagu see Ta ise on küll, ta teisel ei ole. jah. Ma seda Mooni nime ma nägin kuskil pildi peal, mis siis ma sain teada, et on Mooni. Siin autod saavad sõita vastu. Autod oli maha. Tere! Sünnipäeva laps alles tudu. Aga emme õnne soovid siis. Ja Kaatrile siuke. Oi, kui arvad, jälle see ilus kott. Jõudis tagasi. Mul oli ka vähem kasutas jälle. Jaa, nii tore. Palju õnne, lilleke. Lillekese sünnipäeva puhul. Ja lillekesed ja. Jah, ma ei hakanud külest ära võtma, võib-olla niimoodi on nagu. Päris moonid ei ole, aga nagu natukene nagu moonike. Rõõmus lilleke. Sinu esimene aastaring ongi täis saanud ja oled oma emmele, Issile, Leenule ja paljudele teistele palju rõõmu toonud. Meile kindlasti ka. T-tähti ei puudu. Oota, ma parandan kohe ära. Kohe, vastakas on olemas. Saadame su emmele e-postile Eesti Noorsooteatri kinkepileti, et saaksite koos nukkuetendust vaatama minna. Oled juba ju nii suur tüdruk. Musid, kallid kukarpallid. Nii armas. Ei tee, ärge muretsege. Nüüd vaata, nüüd see on üleval. Lükkad selle jalaga. Nüüd see on üleval. Lükkad selle jalaga. Või ole aega. Tule liikuvad. Liiguvad? Kell on kohe 13:12, pidu lõpeb kell 1 ja Mooni on juba ametlikult üle poole peost maha maganud. Tahab? Äkki kartulisalat on lehvitasid lillede vahel. Tere! Sünnipäevalaps ärkas! Sinu pidu käib siin. Lähme peale! Mani! Ma natukene täna sain isegi suunata, sest ta tahtsin sööliks oli pool. võrreldes temaga muidu, mis nemad varukat oli vähe. Jah, sa hakkad nüüd minema või? õnne soovime sul, palju õnne, kallis Mooni. Õnne soovime sul. Sa oled nii armas. Me oleme kodus tagasi, pidu läks super hästi, ma olen nii tänulik, et Maris meid Lilli mängutuppa kutsus. Teenus oli kõik viimase peal, selles mõttes, et mängutoas oli väga palju tegemist kõigil. Me tundsime ennast väga koduselt ja hästi. Ja ma ütleks, et suurepärane mõte oli see perenaise teenus. Meil oli
Muidu üldse pannkoogipidu, need pannkoogid olid hitid lastega, minipankoogid, nagu ikka teate küll. Ja super hea mõte oli see perenaise teenus. Ma ei tea, ma oleks ilmselt läbi nagu Läti raha, kui me poleks seda võtnud. Et Maris ise kõigepealt seadis kõik toidud valmis, mul oli kohe imelik seal justkui käed rüppes natukene olla, ma olin lastega, selles mõttes käed polnud rüppes, aga et jõudsime kohale oma toitudega, peale pannkookide ja jookidega ja ta lihtsalt ise pani kõik valmis, küpsetas seal isegi ise meile need soojaks asjad ja pani kõik vaagnatele ja kõik taldrikud ja kahvlid ja kõik olid nii ilusti pandud ja pärast kui lõpetasime, siis meie saime lihtsalt oma asju seal, lastega ikka võtab aega see kõik riietumine ja et ma ühe korra veel käin batuudil, ma ühe korra veel sõidan sellega. Et selle sättimisega seal oli meil siis tegemist ja juba Maris tuli ja koristas ise kõik ära ja pakkis isegi meie toidud meile kaasa, mis meil üle jäid natukene seal ja tegelikult oli väga hästi meil toiduga arvestatud, et väga midagi üle ei jäänud, kooki jäi üle ainult, aga seda saan siis ise teie tassikese kõrvale mõjustada siin kodus. Nii et aitäh Lilli Loovusemängukeskus ja kui teil on ka, olete mõelnud, et tahaks teha lapse sünnipäeva mängutoas ja kui arvate, et mängutubasid on ainult, nagu meie varem, Leenu sünnipäeval näiteks, ma ei oleks selle pealegi tulnud, et uurida Tammsalust, kuigi see vist oligi just alles avatud, nii et selles mõttes ma poleks seda reklaami näinudki, et arvasime ainult vaadata Virumaal elades Rakveresse. Lõpuks leidsime midagi Kadrinas ka, aga nüüd see Kadri oma vist on ka kinni läinud, igatahes Tammsalu ideaalne. Aga miks ma tegelikult tulin siia verandale? Teie ei pane nüüd seda kahte asja kokku, aga ma näitasin teile viimati siin, et ma sain Cézannist endale püksid lõpuks ometi. Ma olen ju selline, et kui ma kavatsen endale riidekappi midagi uut ostma hakata, sellist baasasja, siis see ei ole mitte mingi ime, kui ma ostan seda 2 aastat, sest et ma lihtsalt võtan otsuse, et nii, mul on vaja uusi teksasid ja ma valin ja see on nii suur protsess minu jaoks, et ma ei osta mingit suvalisi, et need nagu peaaegu on, aga nagu ei ole ka, aga okei, ma pean midagi võtma, ma ei tee niimoodi. Mina ostan alles siis, kui ma olen leidnud need õiged ja püksid ma nüüd leidsin, eks ole. Mul on need ühed püksid, millega ma nüüd igal pool käin, aga ma sain endale nüüd ka Cézannist midagi, mis on mõne jaoks täiesti tavaline igapäevane riideese, mis on inimesel alati olemas olnud ja ei mõtleks 2 kordagi selle peale, aga mul ei ole mitte kunagi seda riideeset olnud. Mitte kunagi, mitte kordagi. Ma tean kindlalt, ma mäletan, et umbes 10 aastat tagasi ma alustasin selle planeerimisega, et ma üks hetk pean endale selle riideesema ostma. Ja see on, ma mäletan seda hetke, sest et mul seesama sõbranna, Reet, kes tikkis Mooni selle lillale kootud komplektile need lilled ja marjad. Ta on rätsep, disainer ja tema tegi kunagi neid villamantleid. See oligi siis peaaegu 10 aastat tagasi umbes. Võib-olla natukene vähem, aga. Ja ma mäletangi, et ma tegin neist mantlitest pilte talle ja ma vaatasin neid mantleid ja siis ma mäletan, et ma ütlesin, et oi, mul on ka endale vaja villamantlit, et mul ei ole sellist kvaliteetset head sooja villamantlit, millega nagu kodust välja minna, et mul on siiamaani nüüd olnud kogu aeg niimoodi, et mul on ainult mingid spordiõpped, matkaõpped. Need on mul kvaliteetsed kõik aastaid kestavad ja selles mõttes ma olen need investeeringud teinud, aga ma ei ole teinud investeeringut viisakasse sooja mantlisse. Mul on olnud selliseid, mingi vihmamantel või mingi, et lihtsalt kena, aga mitte soe ja mitte väga praktiline selles mõttes, et lihtsalt kui on vaja kuskile linna peale minna nii-öelda ja ei taha oma selle matkaõppega minna, siis kuidagi külmetan ja panen oma mingi selle kuskilt kirbukalt saadud vihmamantlikese peale. Aga oli aeg. Ja siin ta on. Minul on villamantel.
ma tean, et see ei ole midagi šokeerivat. Selles mõttes, et see ongi tavaline riideese, mis inimestel on. Aga minu jaoks, kellel ei ole olnud sellist stiilset sooja villamantlit, siis see on suur asi. Ma tunnen ennast nii täiskasvuna. Ja kui ma nüüd üle võlli läheks, hakkaksin tead, no praegu see suur klamber peas, aga läheks kohe tead niimoodi on ja siis paneme siit selle kinni. Mina? Kes see on? Kes see on? Nii lahe. See on nagu üks mõnus, pehme, viljane hommikumantel. Okei, see on võib-olla... Ei, üks kellele oli. Ihaa! Okei. Asu nüüd tuppa. Tšau. Ta teeb selle meile. Mis need teevad see? Läksid jalutama. Igatahes ma olen hakanud jälle jooksmas käima. Mulle on meeldinud joosta tegelikult juba keskkooliajast peale. Kui ma mäletan, et ma kuidagi jõudsin sellesse soovi, et jooksmine ei olnud ainult mingi kehalise tunni värk, vaid ma päriselt ise oma vabast ajast kooliväliselt käisin jooksmas kodukülas. Ja sellest peale niimoodi selline soojenev, külvenev vahepeal suhe on meil jooksmisega olnud. Ja noh, ilmselgelt on kuidagi selline eluperiood ju hetkel, et rasedus ja sünnitused ja kõik sellised asjad, et palju lastega tegelemist, et noh, ühesõnaga vabandused, et lihtsalt jooksmine ei ole mingi prioriteet, aga tegelikult ma olen aru saanud, et sport on see asi, ilma milleta ma ei tunne ennast hästi. Ma tunnen, et ma ei hoolitse enda keha eest ja sellega ka enda vaimu eest. Ehk siis kõik on nagu natukene paigast ära. Seega ma jooksen jälle tublisti, et 6. aprillil tegin nii-öelda esimese jooksu. Ma olen tegelikult jooksnud küll siin, aga et nii-öelda võtsin kätte, ütlesin Assale, et nii, mina üritan nüüd peaaegu iga päev jooksmas käia. Ja kui ma ütlen, et ma ei viitsi, siis sa käsid mind, sest et ma tegelikult tean, et see on mulle nii hea vaimselt käia niimoodi tuulutamas. Ja tõesti see nii on. 6. aprillil käisin siis esimest korda ja siiamaani olen kõige pikem paus jäi niimoodi, et 2 päeva jäi vahele. Eile ja üleeile. Ja nüüd ma olen täna siit, sest mul oli vahepeal kuidagi halb olla. Aga ma jälle jooksen, meil on siin nii mõnus. Kodu uksest läheb täpselt ideaalne ring, mis on selline 35-40 minutit mulle, 5 kilomeetrit. Ja see on nii mõnus meditatiivne tegevus minu jaoks. Ma lihtsalt üksi jooksen looduses, nii palju linnukesi teeb see jooksuring mu jaoks ära, et ma saan oma ette pead tuulutada, ma saan liikuda, ma saan looduses olla värskes õhus, tõelik restart kuidagi vaimselt. Ja noh, füüsilisele kehal on see ka väga hea liikumine, nii et väga hea. Lähme siis jookseme. Mis koht see on? No, saad lahti või? Nii. Mooni, kus me jõudsime? Võtse õnni või? Selle. Ettevaatlik olema. Sest sa oled nii kõrgel ju. Mis ma olen nii kõrgel? Sa ronisid sinna. Näed emmet või? Jaa. Sa võid talle lehvitada, vaata, kas ta näeb sind. Oi, ergutus Siim on kohal.
nii tore, et sa käskisid mul jooksma tulla jälle. Ülimõnes. Ja muide, üks asi veel, mis on ülilahe boonus, ootamatu sellele jooksmisele, et ma hakkasin käima nüüd regulaarselt jooksmas, siis mõne päevaga mul uni läks lihtsalt nii sügavaks. Ma olen muidu selles mõttes kerge unega, et noh, see ema instinkt, et iga heli peale igaks juhuks üles, et noh, lihtsalt aju on selline, et igaks juhuks vaadata, kas beebiga on kõik korras. Aga nüüd on kohati liiga sügav. Assa on öeldud, et Mooni on seal jorisenud natuke mu kõrval ja Assa lihtsalt vaatab selle, ootab, et no, Helen, millal sa üles ärkad? Ma olen lihtsalt nii sügav unega. Aga ma arvan, et ma magan ju palju paremini välja tänu sellele ja olen paanum ja rõõm. Niimoodi neid arvutusi vaadates sealt Sports Trackeri äpist on päris uhke tunne, et ma olen selle 2 nädalaga, täpselt 2 nädalaga pühendanud jooksmisele peaaegu 7 tundi. No vaata, mis lahedaid asju sa said sünnipäevaks. Su sõbrad teavad, et sulle meeldib muusikat teha. Suupill, nii ilus ka. Ja see on nii ilus. Vaata. Nii mõnusat häält teeb. See ei tee koledat koll häält on ju. Aha, ja maitseb ka hästi. Maitseb ka hästi või? Kuule! Kitse. Asja. No selleks on ka hea. Joode toob meile alati ilusat. Kui armas. Trummar. Jaa, niimoodi. Et Ode toob meile alati igasugust ilusat kodutekstiili. Meil on köögirätik moonidega ja nüüd sai Mooni endale siis siia uhke vanikurea või kuidas neid nimetatakse. See on suupill. Jaa, lähme matkama. Sul on võti või? See on lahti. Ahah. Siin on soojad ja mäletada. Ise allikas. Sa oled suur matkasell, Leenu, jah? Sulle meeldib matkata? Jah, see on külm. Jah, tule, hops. Mani. See on äkki. Olli, ära mine siin. Olli. Näed, jõudsimegi Raiesmikule ja siis jõgi ongi seal. Näed, kui ilus meie jõgi. Otsu teeme. Saad vett katsuda või?
no kui sa siit saad, kus Olli on, vaata, lähed astud sealt natukene sinna ja katsud. Ei taha või? Meie Edi tahab vist sealt vett juua. Miks sa oli peidus? Kus sa käisid lonkimas, Edi? Tule nüüd lähme. Edi! Edi! Ootamatult aeg niimoodi lendab, et me oleme 1,5 tundi kohe siin metsas matanud. Moonil lausa tuli uneaeg peale. Üks tudjub siin. Aga ma mõtlesin, et tõmbamegi siin oksad kokku. Ja näeme teiega järgmine kord. Tšau! See kadusite ära. Mõtlesin, et teevad ka tšau, aga tšau!